Tere, mina olen Kevin Andersiim ning eelmine kord võtsime me läbi teiega algõpetuse põhitõed. Täna aga liigume sealt edasi, kus pooleli jäi ning õpetan teile kõige lihtsamaid krooli nippe. Nii, eelmine kord lõpetasime me kõhulinoole asendis jalgade tööga. Täna lähme siit edasi ning nüüd näitab teile Kevin Vabaor, kuidas ujuda külili asendis krooli jalgu. Oluline on seal, et käsi oleks sirge, otse sirgelt vee sees, ei oleks näpud väljas ning pea oleks võimalikult madalal, isegi üks prilli pool võiks olla täitsa vee sees. Eesmärk on lõuga võimalikult kõrgel hoida ning rõhutan ka seda, et jalgade töö on endiselt puusast. Järgmisena lisame sellele samale harjutusele juurde hingamise. Ehk siis keha ujub kogu aeg külili, aga nüüd pea hakkab pöörama ennast külje pealt alla, puhud välja ja külje peale tagasi, hingad sisse. Ainult pea liikumine tuleb juurde nüüd. Keha on kogu aeg külje peal samas asendis. Edasi lähme juba keha liikumise ehk keha rotatsiooni juurde, kus siis samamoodi alustame külili asendist ja nüüd hingata sisse ja keerad kere kõhuli asendisse. Vaatad otse alla ja puhud välja ning keerad tagasi külili asendis. Üks käsi ees, teine all. Ja siit ühe poole pealt. Vaba käe õlg siis keerab kogu aeg välja. Külili ja kõhuli. Krooli ja selil ujumises on väga oluline siis see keha rotatsioon, kus siis vaheldumisi keha asend vahetub kõhuli ja külili. Nii, lähme jälle natukene keerulisemate harjutuste juurde. Nüüd sama harjutus, aga nüüd on mõlemad käed on all ja kordamööda mõlemale poole hakkab Kevin meil keerama, õlgasid välja, et hingata. Ja tuletan ikkagi meelde, et me keerame kogu keha, mitte ainult ülakeha, vaid ka puusad ja jalad. See on keerulisem, sest et siin nüüd kätt ees ei ole millelegi toetuda. Ehk siis võib ka julgelt vabalt rohkem keerata, nii palju, et sa saaksid suu veest välja. Eesmärk on jällegi hoida keha võimalikult kõrgel, pea, õlad, puusad ühel kõrgusel ja pea võimalikult madal. Nii, nagu nägite, siis keha asend hästi oluline ujumise ajal. Kõige lihtsam nipp, mida saate kõik mõelda, on see, kui te mõtlete, et teie keha on nagu šašlõki varras, ehk siis kogu kehast on üks varras läbi torgatud ning sellest trajektoorist mitte midagi ei saa välja minna. Tüüpiline viga, mis tehakse, on see, et pead hakatakse tõstma. See on juba trajektoorilt välja minemine. Varras läbi ja ei tule sealt kuskilt välja. Nii, aga liigume edasi. Paneme nüüd ühe käe juurde. Võtame nüüd selle vaba käe jälle appi, toetume ette ning teise käega siis hakkame ujuma juurde. Alustame külili asendist, hingame kõigepealt sisse. Nüüd toome käe õhu kaudu ette, samal ajal keerame kõhuli. Teeme väikse pausi, vaatame alla, hoiame hinge kinni ning tõmbame sirge käega alla, samal ajal välja puhudes ning keerame siin lõpus jälle külili. Kui see tuli nüüd ilusti välja, siis võib ka teise käe juurde panna, ehk siis kordamööda ülekandega krooli, mis näeb siis niimoodi ette, et alustad jälle külili, hingad sisse, käsi läheb ette ja nüüd alustad kätetööd teise käega. Tõmbad alla, lähed hingama
ja tood ette. Alati saavad käed üleval kokku ning siis alustab teine käsi jälle. Külili, hingad sisse, kõhuli. Alati alguses on hea õpetada ülekandega krooli. Ülekandega krool, kus siis 2 kätt saavad üleval kokku, on hea selleks, et ta õpetab meid libisema. Nii nagu Kevin meile näitas, see nõuab väga head hingamisoskust. Kui ei tunne veel hingamises ennast nii hästi, siis võid teha pikema pausi alati külje peal. Paar korda sisse-välja hingata ja siis jälle edasi minna. Aga hea on alati see hingamine alguses kohe võimalikult mugavaks saada endale. Nii, aga lähme edasi. Nüüd teeme ilma hingamata ehk siis hingepeetusega krooli ja paneme nüüd käed rohkem kerima. Enam ei ole nüüd ülekandega, vaid nüüd paneme käed rohkem kerima. Pea on otse paigal, keha ilusti liigub, roteerub. Eesmärk on selle harjutuse juures siis hoida pea võimalikult paigal, ehk siis sa suudad jälgida igat oma tõmmet. Nii, lähme edasi. Nüüd paneme sinna juurde ka hingamise, kus siis teeme 3 tõmmet ilma hingamata, jälle käed kerima. Ja 3. tõmbe lõpus lähme me hingama ja võime ka teha pausi jälle. Paar korda hingad sisse välja ja siis lähed jälle 3 tõmmet kerivalt edasi, pea otse ja jälle hingama. Ja oluline on alati selle hingamise ajal hoida seda sirutust, käsi sirgelt ees, et ei kukuks kuskile alla ära. Nii, kui sinnamaani on kõik hästi sujunud, siis võib ka minna edasi keerukamate tehnikaharjutustega, mis aitavad sul keha valitsemisoskust rohkem vees õppida ja ka saada paremaks. Nii, järgmine harjutus on selline, kus me siis hingamise ajal toome käe üles, hoiame siin kuskil 6 jalalööki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja siis vahetame, lähme teisele poole. Alati on pausi hetkel siis üks käsi ees toetumas, teine käsi vaatab otse lae suunas. Ja jällegi pea võimalikult madalal ja keha siis ilusti külje peal, et õlg saaks veest välja, puusad vaatavad ka külje peal. Oluline on siin efektiivne jalgade töö, sest et kõik, mis meil väljas on, lisab meile raskust. Ja kui raskus surub meile peale, me vajume allapoole. Kui me paneme jalad tugevalt tööle, aitame ennast jälle ülespoole saada. Ja mida rohkem sa kätt otse üles ajad, seda raskem on. Kui alguses ei suuda, siis võib ka kätt natuke madalamal hoida. Nii, järgmisena tuleb meil selline harjutus, kus siis edasiviivaks jõud on meil ainult jalad. Tegemist on hingamise koordinatsiooni harjutusega, kus siis käteliigutused toimuvad ainult vee pinnal. Nii, alustad siis 2 kätt ees. Nüüd viid õhu kaudu käe taha, lähed külili asendisse, võtad selle hingamisasendi sisse, pea madalalt, hingad sisse ja viid käe tagasi ette. Ja siis samamoodi ka teise käega. Sellel hetkel, kui käsi liigub ülevalt alla, tuleb ujujal välja puhuda kõik õhk vette. Külili asendis jälle saab sisse hingata. Nii, edasi lähme nüüd ühe käega krooli ujumise juurde, kus siis nüüd viime vaba käe alla. Ehk siis ühe käega ujume ja hingamishetk on siis alati sellel ajal, kui me viime käe ette, saame õla siit välja, käsi ette. Jällegi võite pausi teha ja lähete tõmbes. Oluline jällegi siin see keha rotatsioon, õlad, puusad koos. Nii. Räägin teile natukene ka
vajalikust varustusest, mis igal ujuja harrastajal võiks olla. Ja kõige parem varustus, mida üldse soovitada, on snorkel. Snorkliga saad kõiki neid eelnevaid tehnikaharjutusi väga hästi teha. Ta aitab sul keskenduda puhtalt harjutusele, tehnikale ning selleks sa ei pea hingamisele keskenduda. Samas on meil siin ka lestad, mida saab kasutada kõikide tehnikaharjutuste ja ka ujumisviiside juures. Aitab sul hoida keha kõrgelt, annab sulle liikuvust juurde ja kellel on probleeme pöia painduvusega, siis lest aitab ka seda arendada. Siis on meil laud ja punn. Punniga saab teha nii käsi kui ka jalgu. Käte puhul siis paned punni jalgade vahele ning saad puhtalt kätega ujuda. Samuti võid ka punni võtta kätte, ujuda jalgu. Nii, algõpetuse puhul neid mõlemaid varustust saab ka kasutada siis nii-öelda lisatoena. Ehk siis teha neid kõiki ühe käega krooli harjutusi, näiteks hoiad ühe käega punnist kinni, aitab sul ilusti toetuda vee peale, samal ajal teine käsi siis töötab. Ehk kellel on probleeme selle tunnetusega siin, siis see aitab seda väga hästi. Ning laud siis kõige lihtsam viis siis jalgade ujumiseks. Hoiad kahe käega kinni, endale mugavas kõrguses ning ilusti sirgelt noole asendis vee peal. Nende harjutustega on võimalik krool kõige lihtsamini selgeks saada, alustades kõige lihtsamast ning minna järjest keerulisemaks. Aga oluline on, et iga etapp saaks võimalikult hästi välja arendatud. Kui tunned, et üksinda ujuma õppimine ei ole piisavalt efektiivne, siis võta ühendust Kalev Spa ujumiskursustega ning me õpetame sulle ka kõiki ujumisviise, alustades kroolist, lõpetades liblika ujumisega. Me õpetame sind ujuma. Mina olen Kevin Anders Siim ning näeme trennis. Tšau!